Käes on märts, plörts. Tegelikult on juba naistepäev ka möödas. Ei ole jõudnud oma vlogide ja asjadega tegeleda, kuna isegi veebruari vlog tuli liiga hilja välja. Kuna ma olen hästi palju tööl, siis ma väga loodan, et ma mingisugustel vabad päevadel jõuan tegeleda ka iseendaga, ehk siis enda eesmärkide täitmisega. Vaatame, mis video lõpus saab. Tuleb välja või tuleb. Täna on 10. märts ja mul ei ole siiamaani pandud märtsi eesmärgid kirja. Ma tegelen. Mul tuleb homme vaba päev, nii et ma tegelen sellega. Nii et vaatame ees! Täna ma lähen täitma enda ühte märtsikuu eesmärki. Ja selleks on massaaž. Ma käin ühe toreda naisterahva juures. Lähen juba 4. või 5. korda, ma päris täpselt ei tea, aga ma aasta aega tagasi teda leidsin, siis lähen siis naudin tema juures. Kuna mul elus on praegu veits raskem periood jälle ja hästi emotsionaalne rohke. Kahjuks elu annab mulle pidevalt mingisuguseid toredaid selliseid vingerbusse nagu alati, millest mul on juba kopp ees. Tahaks nagu rahulikult elada juba, lihtsalt nautida elu. Aga jah, võib-olla hästi palju on ka minu reageerimises, kuigi ma üritan reageerida minimaalselt, aga ikkagi iga kord ei tule välja. Nii et jah. Aga lähme siis nüüd massaaži nautima. See nagu polnud üldse plaanitud asi ja ega ma seda nagu eesmärkidesse ka kirja ei pannud. Ma läksin täna kaubamajja ja tahtsin osta küünalt, lavendliküünalt, kuna lavendel hästi rahustab mind. Ja me ei leidnud seda sealt. Seal oli suht siuke, mina ei tea. Ei olnud üldse valik minu jaoks. Ja siis ma mõtlesin, ma lähen käin niisama ilastan legode peale. Vaata, mida uut on tulnud. Ja seal oli nagu räigelt palju Harry Potteri legosid. No siis loomulikult ma jäin sinna seisma vahtima. Vaatasin neid hindu, mõtlesin, issand jumal, küll palju nad ikka maksavad, täiesti õudne. Pean endale mingisuguse rikka mehe leidma, kes ma legosid lihtsalt ostaks. Ja siis ma märkasin, ta oli nagu kuidagi neil nii imälikult prinditud valge paberi peal lihtsalt ja kuidagi legode vahel niimoodi. Et 17 kuni 23 märts on siis kogu kauba pealt -20% ja mõtlesin hästi pikalt, ma ikka suht pikalt seal seisin. Mõtlesin, kas ma teen seda või mitte. Ja ma ostsin selle. Appi, ma tegin seda jälle. Saad aru, ma tegin seda jälle. Täiesti uudne. Täna ma teen esimest korda sushit ja küpsetatud sushit. Nii et näitan ka veits seda protsessi, aga kiirendatud, sest ma usun, et mul läheb nagu mega kaua aega sellega. Et vaatame, kas mul üldse väljagi tuleb. Tegelikult sellest, millest ma praegu räägin, see ei olnud mul kirjutatud ette kuidagi märtsikuu eesmärgiks, vaid ma üldse nagu ei kirjutanud ette see kuu mitte midagi jooksvalt, nii palju kui ma jõuan. Sest ma olen aru saanud, et ega see eesmärkide kirjutamine, see kuidagi veits ei mõju mulle hästi. Sest et ma panen endale
kirjutatud kohustused. Aga täna on 26. märts, kui ma seda filmin praegu hetkel. Ja mul on 27 päeva alkovabalt olnud. Eks ma ei ole kordagi tilkagi tarbinud 27 päeva jooksul. Viimati ma tarbisin 27 veebruar. Oli mu viimane alkotarbimine. Mul on hakanud tekkima ärevuspuhmakad, mis on päris õudselt. Ärevus on üldse minu jaoks täiega uudne teema, millega ma siiamaani ei ole kuidagi nagu hakkama saanud. Olen olnud päris pikalt kaine ja see on, ma võin uhkelt öelda seda, et see on päris pikalt. Aasta jooksul ma ei ole olnud nii kaua kaine, ehk siis peaaegu kuu, mis on nagu kõva sõna. Ja ma ei mäleta, võib-olla äkki isegi 2 aasta jooksul. Eelnevaid 4 aastatest ma olen ikka kauemalt kaine olnud, aga siis ma tarbisin ka. Tundub, et liigun normaalsuse suunas. Natukene on jäänud märtsi lõpuni. Ehk siis ma panen kaine märts ikkagi kirja eesmärkidesse. Aga mul on veel minna natukene. Mingi 6 päeva. Jah, 6 päeva on jäänud. Nii et ma usun, et kui ma suutsin 27 päeva kaine olla, siis 6 päeva ei peaks kindlasti olema raskuseks. Juhuslikult ma ei tea, mis peaks juhtuma sel hetkel, et ma tõesti läheks ja ostaks endale midagi. Kas isu on olnud? Jaa, on küll olnud päris mitmeid kordi. On isu olnud, kui ma niimoodi nüüd arvan, äkki 3-4 korda on olnud isu minna ostma, aga nagu mind on õpetatud, siis füüsiline tegevus võtab selle tungi maha. Et 7 minutit, kui sa suudad 7 minutit selle ilge tungi nagu maha kuidagi suruda, pigem füüsilise tegevusega, näiteks lähed jalutama, kõndima, mis iganes, siis jah. Aga see ei ole põhjus, miks ma nii palju kõnnin. Tegelikult on ikka, ma ei taha õhtuti kodus enam olla, sest et see alkotarvitamine on mul õhtuti alati olnud. Ja ma hea meelega pigem kas päeval väsitan ennast jalutamisega ära või siis lähen õhtul jalutama. Ja see on üks vaimse tervise vitamiin. Liikumine. Ma usun, et ma saan ikkagi 31. märts öelda, et tehtud! Mul on see kuu kuidagi eriti niimoodi kokku jooksnud, et kaine kuu ja hästi liikuv kuu. Praegu on teine vaba päev ja ma lähen jälle jalutama pikemat tiiru. Ja täna on täiega ilus ilm. Ma sain isegi Eesti selga pandud. Nii et toredat jalutamist mulle. Olemegi jõudnud nüüd märtsi lõppu. Täna on 30. märts. Ma olen maru väsinud, kuna ma olin 3 päeva järjest tööl ja täna oli eriti räige. Aga kuna ma tahan juba 31 tegelikult märts postitada selle vlogi, siis ma pean natukene kannatama. Vot nii, aga räägime siis lühidalt, mis siis huvitavat oli märtsis, mis eesmärgid siis lõpuks olid püstitatud. Otseselt ma kirja ei pannud, ma olen sellest rääkinud. Ja ma ei pannud neid kirja. Aga ma sain ikka midagi tehtud. Muidu seda vlogi ei oleks. Mul tõesti need vlogid hakkavad ikkagi suhteliselt lühikesed tulema. Maks 15 minutit. Sellised väiksed. Sorry, mul siin koer tatsab. Talle meeldib ringi tatsata just siis, kui midagi mida ma ei teen. Nii, aga saigi siis massaažis käidud. Sushit tegin. Lego panin uuesti. Üliliikuv märtsikuu tuli. Ma kindlasti panen ka kirja. Mitu 100 000 sammu mul siis see kuu tuli ja palju see kilomeetrites siis on.
ja mul tuli ka lõpuks ikkagi kaine märts. Tegemist ei ole kaine septembriga, tegemist on kaine märtsiga. Ma kindlasti räägin selle kaine kuu kohta eraldi vlogis. Ma vist äkki kusagil ma ühes videolõigus mainisin seda, et see ei olnud tegelikult ette planeeritud asi ja see lihtsalt niimoodi kukkus välja ja tegemist on tõesti pika perioodiga minu jaoks. Ma loodan, et teile meeldis. Tegelikult ma tahaks ka veidike teie poolt tagasisidet saada. Kas teile meeldib selline asi või pigem ei või mis võiks parem olla? Kuna ma saan ülimalt vähe tagasisidet vlogide kohta, mulle küll kirjutatakse aga vähe, aga ma näen, et te ikkagi vaatate. Ma statistikat ikka ju vaatan. Okei, tore oleks, kui te annaksite mulle tagasisidet just nende eesmärki vlogide suhtes, et mis võiks olla. Siis ma tean, et äkki võib-olla ma midagi parandan aprillikuus ja siis saate aprilli lõpus juba vaadata paremas selles osas. Ja. Kuna nüüd on algamas mu sünnipäeva nädal, mul on 1. aprill sünnipäev ja ma olen tööl, nii tore ja ma töötan kõik need päevad põhimõtteliselt ja mul hakkab 7. aprillis, siis hakkab puhkus ja siis ma saan tegeleda iseendaga ja puputada ennast ja nii edasi. Ja. Aga näeme siis nüüd järgmises vlogis ja ma oleks väga tänulik teile, kui te annaksite mulle tagasisidet. Kas kommentaaridesse või Instagrami kirjutades või selline asi. Ja. Aga aitäh teile! Thank you.